kast, kummitus ja masin. See ei ole, teate, mingi muinasjutu pealkiri. Ei, see on tegelikult lugu sellest, kuidas me oleme õppinud taltsutama neid terasest hiiglasi, mis meie ookeanidel seilavad. Vaadake seda numbrit. 123 200 tonni. See on kauba hulk, mida üksainus tänapäevane konteenerlaev suudab peale võtta. Et sellest mastaabist aimu saada, kujutage endale ette ühte ujuvat teraslinna. Midagi, mis on isegi raskem kui lennukikandja. Alles siis hakkab see suurusjärk kohale jõudma. Ja nüüd tuleb see kõige uskumatum osa. 13, ainult 13 inimest on vaja, et seda kõike opereerida. See on absoluutse miinimum, et sellist terasest monstrumit üldse liigutada. See tekitab ju küsimuseks. Kuidas on see võimalik, et vaid 13 inimest suudab juhtida alust, mille kõrval isegi meie kõrgemad pilvelõhkujad kahvatuks jäävad? Et sellest aru saada, kuidas me sellise insener-tehnilise tippsaavutuseni jõudsime, peame me minema ajas tagasi. Hetke, mil me kaotasime igasuguse kontrolli. Ja see viib meid kummituseni sügavikust. Jutt on muidugi RMS Titanicust. See on lugu, mida me justkui kõik teame, aga selle viimased hetked, need on tõeliselt karm õppetund. Õppetund sellest, mis juhtub siis, kui kontroll täielikult käest libiseb. Nii, 15. aprill 1912. Kõik algas kokkupõrkest jäämäega. Jäin Atlandi vesi hakkas kohe võõri tungima ja laeva esiosa alla kiskuma. Ja vaid mõne minutiga käivistus see katastrofaalne sündmuste ahel, mida ei suutnud enam mitte miski peatada. See laev, mis pidi olema inimliku leidlikkuse sümbol, hakkas lihtsalt järele andma. Need kuulsad kuldsed korstnad murdusid ja siis tohutu pinge all murdus kogu laevakerel lihtsalt pooleks. See andis alla füüsikaseadustele, mis on teadagi andestamatud. Kella 2 paiku öösel, täpsemalt 2:20, oli kõik lägi. Atlanti ookean neelas selle niinimetatud uppumatu laeva. Ja maha jäi see kõige traagilisem osa. Üle 1500 hukkunud ja muidugi see karm õppetund, mis muutis merenduse ajalugu igaveseks. Kuigi sellest on möödas juba üle 100 aasta, jäi õhku küsimus, kuidas edasi? Kuidas me saaksime seda paremini teha? Titanicu tragöödia oli ikkagi niivõrd valus meeldetuletus sellest, kui kallis on kontrolli kaotamise hind. Ja see sundiski meid otsima täiesti uusi, lausa revolutsioonilisi lahendusi. Ja teate, mis on irooniline? See lahendus ei olnud mingi uus ja keeruline masin. Ei, see oli midagi uskumatult lausa geniaalselt lihtsat. See oli kast, lihtsalt üks kast, aga see oli kast, mis muutis absoluutselt kõike. Ja see võimaldas laevadel kasvatada just nendesse kolossaalsetesse mõõtmetesse, mida me täna näeme. Seda nimetatakse konteineriseerimiseks. Ja see kontseptsioon on nii elementaarne, et on lausa raske uskuda, et maailm kunagi ilma selleta ühtse toime tuli. Põhimõtteliselt paneme kõik kaupad ühte standardsuurusega kasti. Nii lihtne see ongi. Ja see üksainus idee pööras kogu maailmakaubanduse pea peale. Mõelge ise, enne oli kõik üks suur kaos. Iga pakk liigutati eraldi, käsitsi. Nüüd aga sujub automatiseeritud süsteem. Standardkonteiner liigub laevalt rongile, rongilt veoautole. Uskumatult tõhus. Selle standardi kasti geniaalsus peitubki just selles, kui iga kast on täpselt ühesugune, siis saab kogu protsessi automatiseerida. Ja see omakorda võimaldas luua laevu, mis on spetsiaalselt disainitud vedama tuhandeid ja tuhandeid selliseid kaste korraga. Ja just nii sündisidki laevad, mis on suuremad kui kunagi varem. Okei, see viib meid tagasi põhiküsimuse juurde. Laevad on nüüd suuremad kui kunagi varem. Kuidas me siis väldime Titanicu saatust? Kuidas me tagame, et see käputäis inimesi seal pardal suudad kontrolli säilitada? Laeva juhtimine on tegelikult üks pidev duell, kahevõitlus. Ühel pool on need jõud, mida meeskond saab kontrollida. Propellerid, roolid, võõripõtkurid ja nii edasi. Aga teisel pool on loodus ise. Need kontrollimatud jõud, tuul, hoovused, lained. Kõik see, mis on täiesti ettearvamatu. Aga kuidas sa üldse pöörad midagi nii massiivset? No vot, võti peitub ühes nähtamatus punktis, mida nimetatakse pöörepunktiks. See ei ole nii nagu autoga, et keerad nina sinna, kuhu tahad minna. Ei, sa hoopis lükkad laeva ahtere ümber selle kujuteldava punkti. See on natuke nagu kangi kasutamine, kuni mõelda. Ja see toimib geniaalselt lihtsalt. Sukruvi ehk propeller tekitab võimsa veevoolu otse enda taha. Ja kui sa nüüd keerad rooli sinna veevoolu sisse, siis see toimib nagu lennukitiib. See tekitab külgsuunalise jau.
ja just see jõud ongi see, mis lükkab laeva ahtri külje ja paneb laeva pöörama. Nii muudetaksegi mootori toores jõud väga täpseks pööramisjõuks. Okei, põhimõte on selge, aga kuidas see 13-liikmeline meeskond kõiki neid jõude siis reaalselt valdab, et juhtida laeva, mis on, olgem ausad, pilvelõhkuja suurune? Kõik tandub tegelikult füüsikale. Vana hea Isaac Newton ja tema 3. seadus. Igal tegevusel on võrdne vastupidine reaktsioon. Rool lükkab vett ühele poole ja see reaktsioon lükkab laeva ahtrit teisele poole. Nii lihtsa see ongi. Aga nüüd läheb asi huvitavaks. Vaadake seda võrdlust. Tuul ja hoovus. Mis te arvate, kumb on tugevam? See ongi see peamine väljakutse. See nähtamatu hoovus vee all on tihtipeale palju võimsam jõud kui isegi kõige kõvem tuul, mis laeva pealispinda mõjutab. Üks sõlm hoovust võib olla sama tugev kui 30 sõlme tuult. See on meeletu vahe. Ja lõppkokkuvõttes ongi see kõik üks peen ja pidev tants. Laeva arvutid ja meeskonna oskused peavad kogu aeg tasakaalustama neid kontrollitavaid ja kontrollimatud jõude. See ongi see kunst, kuidas hoida pilvelõhkuja suurust alust õigel kursil. Kui me nüüd vaatame seda ajajoont, siis see teekond on olnud, lihtsalt uskumatu. Mõelge, 1912 uppus Titanic, 1950-ndatel tuli konteiner ja tänaseks on meil hiiglaslikud laavad, mida juhib imeväike meeskond. Me oleme liikunud totaalsest katastroofist täiesti uute meresõidu meisterlikkuse ajastusse. See kontrast on ju täiesti vapustav. Ühel pool tuhandete inimestega habras luksuslaev ja teisel pool ujuv kaubanduskindlus, kus on pardal vaid 13 inimest. Me oleme teinud meeletu arenguhüppe. Aga just see areng viib meid ühe viimase ja võib-olla kõige olulisema küsimuseni. Laevad muutuvad aina suuremaks ja meeskonnad aina vaiksemaks. Ja see paneb küsima, kas me oleme tõesti ookeani alistanud või oleme me lihtsalt panuseid tõstnud? Juuks, kui midagi valesti läheb. See ongi see mõte, millega ma teid täna jätan. Samal ajal, kui need vaiksed hiiglased jätkavad oma lõputut teekonda üle meie planeedi ookeanide.